Head sõbrad, me olemegi sealmaal, kus me käivitame tänase viimase avaliku koolitunni ja see on ühiskonnaõpetuse tund, aga loomulikult me räägime ikkagi samas võtmes, millest me oleme või millises me oleme rääkinud siiamaani ja täpselt samamoodi nagu eelmise 2 tunni jooksul ma palun nüüd riburada pidi lavale tänase viimase avaliku koolitunni osalejad, külalised, tervitame neid siis maruliste hõigete ja aplausiga ja kõigepealt ma paluksin lavale Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja Raimond Kaljulaid, tere tulemast! Ja poliitikud teavad, et nad ei saa olla siin kohe valmis, nad peavad tulema suure kaarega, et neid oleks võimalikult kaua nautida, ole hea, istu sinna, Raimond. Aga siin seista ei või või? Siin seista ei või paraku, siin on mina. Järgmisena palume lavale Eesti Keskerakonnast Siret Kotka. Ja sealt ta tuleb. Nii, tere Siret, rõõm sind näha. Ja tule aga julgelt lavale ja istu sinna Raimondi kõrvale. Nii, järgmine esineja tegelikult kannab 2 nime. Mina tean teda kui Kojameest, aga teie tõenäoliselt teate teda kui Isamaa erakond esindajat. Tarmo Kruusimäe, tere tulemast, Tarmo! No nii, sul on tugev fännklaab, nagu me kuuleme. Tere, õpetaja! Ja, võtta istet. Nii. Ja järgmisena palume lavale Eesti Reformierakonna esindaja, kelle nimi on Timo Suslov. Nii, tere tulemast, Timo. Väga meeldiv. Ja olge hea, võtke istet. Ja viimane tänane osaleja on erakonnast Eesti 200, Hendrik Terras, tere tulemast. Ohoh. Ja valgus näkku. Nii, tervist. Tere. Nii, ilus vuntsid on, palun, võtke istet. Nii, lihtsalt selguse huvides me oleme palunud lavale või kutsunud sellele avalikule koolitunnile erakondade esindajad, kelle toetus on avaliku arvamuse järgi suurem kui 5%. Nagu te aru saate, on üks erakond meil puudu, see on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nad lubasid täna tulla, neil kõik oli kokku lepitud ja viimasel hetkel teatasid, et nende lubadus ei kehti, nad ei tulnud. Aga et vähemalt teate, et me oleme nad siia täna kutsunud. Aga me alustame nüüd, head sõbrad, tänast ühiskonnaõpetuse tundi ja see läheb natuke teistsuguse plaani ja natuke teistsuguse formaadiga kui meie varasemad tunnid. Nimelt, seda rõõmu saavad tänased avaliku tunni osalejad, poliitikud hakatuseks igaüks 5 minutit segamatult rääkida. Ja me loodame, et nad loomulikult püsivad teemas. See teema on siis, kus ja kuidas töötavad inimesed Eestis aastal 2030 nende erakondade arvates ja millega peaksid siis tänased õppurid ehk meie teiega, mina nimelt teile ka teadmiseks olen täna 12. klassi õpilane, gümnasist Mihkel, millega me peame arvestama. Igal poliitikul, nagu siis öeldud, on aega 5 minutit rääkida. Meil siin kell jookseb ja ma katkestan nad kas või poole sõna pealt, juhul kui see 5 minutit saab täis. Ja siis, kui need programmilised seisukohad või kõned on ära kuulatud, loodan ma, et kallitel poliitikutel tekivad ka kohad üksteisega arutamiseks. Ja me oleme kõik tänased külalised rivistanud üles mitte kuidagi mingisuguste eelistuste, isiklike sümpaatiate põhjal, vaid väga lihtsalt perekonnanimede tähestikulises järjekorras. Ja seetõttu on meie esimene inimene, kes saab kõneleda, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja Raimond Kaljulaid. Sinu kell läks käima nüüd, palun. Ja kõigepealt tere kõigile, väga tore on siin olla ja selles arutelus osaleda. Et ma arvan, mõned asjad on sellised, mis tööelus on püsinud muutumatuna sadu või võib-olla isegi 1000 aastaid ja mis ei muutu ka järgmise 10 jooksul. See on see, et küllap töötamine on ikkagi midagi sellist, kus lepitakse kokku, et meil on need ja need eesmärgid ja jagatakse ülesanded, kes mida teeb ja oodatakse siis töötajatelt, et nad teeksid need asjad ära, mida nad on lubanud teha. Et see ilmselt nagu põhimõtteliselt ei muutu. Nüüd vahepeal seoses viimaste aastate siis olukorraga arvati, et hakkab väga suurel määral domineerima kaugtöö. Tulevikus me kõik töötame rohkem kodunt, kui käime kohal kontoris. Et praegu mulle tundub, et päris nii see siiski ei ole. Et kui ma räägin juhtivate Eesti ettevõtetega, ka tehnoloogia valdkonna suurte tegijatega Eestis, nad ütlevad, et see päris nii ei tööta. Ja eriti, mis puudutab siis uusi noori töötajaid, et nad lihtsalt ei arene nii kiiresti edasi
kui nad ei ole nii-öelda kogenumate kolleegidega ühes ja samas kohas. Piltlikult öeldes, et kui sa oled algaja programmeerija, koodikirjutaja ja sul ei ole seal 5 meetri kaugusel kogenud kolleegi, kelle käest vajadusel küsida, et mul on siin probleem, kuidas seda lahendada, et siis jäädakse nagu rohkem raskustesse ja see üksinda kodust töötamine on keerulisem ja nende noorte areng on selle võrra aeglasem. Nii et ma arvan, et tegelikult suured tööandjad tahavad ka tulevikus ikkagi näha oma töötajaid ka kontoris, aga ilmselt mingi selline hübriidvorm ja rohkem kaugtööd ja üle piiritööd kaugtööna jääb meile nagu sellest kriisist alles. Siis mis on veel kindlasti olulised muutused on see, et andekam osa noortest, kes võib valida endale tööandjat, täna kindlasti väärtustab rohkem selliseid muid väärtusi ka, kui ainult see palganumber, et tahetakse, et ettevõtte töö oleks korraldatud sellisel viisakal, kõiki arvestaval ja kaasaval moel, et ettevõtte tegevus ei oleks vastuolus näiteks maailma kliimaeesmärkidega ja ei läheks vastuolla ka võib-olla teatud ühiskondlike väärtustega, et tööandjate suhtes on tekkinud sellised uued ootused ja nõuded ja kui tööandja neid ei täida, siis minnakse siis teise tööandja juurde, kes seda teeb. Siis mis spetsiifiliselt noori puudutab, on see, mida nimetatakse uuteks töövormideks ehk siis platvormitöö. Et ühelt poolt jah, see võimaldab eriti noortel tööturule sisenejatel nagu paindlikumalt tööd teha. Teiselt poolt tänaseks on juba olemas ka Eestis näiteks TTÜs, TalTechis siis Ragnar Nurkse instituudi teadurite poolt tehtud esimesed uurimused Eesti platvormitöötajate kohta, mis näitavad, et nende hulgas ebakindlus tuleviku suhtes suurem, küllalt suur tööstress, et see kindlasti ei ole nagu see digirevolutsioon võib-olla alati kõigi suhtes olnud õiglane ja ma arvan, et ka seadusandjad tulevikus peavad rohkem mõtlema, kuidas neid platvormi töötegijaid kaitsta. Siis kasvav küsimus ka, ma arvan, teie põlvkonna jaoks on eluaseme kulud. Ehk siis üha enam me näeme teistes riikides, meist jõukamates riikides seda, et eriti noorte palgatasemest ei piisa, et endale siis lubada eluaset, kas seda siis üürida või veel vähem osta. Et see on nagu tõsine probleem tegelikult, et kuidas sa siis nagu tööl käid, kui sul pole võimalik töökoha lähedal endale eluaset leida, sellega peavad tegelikult riigid, linnad leidma lahendusi. Siis ma arvan, väga suur väljakutse meie kõigi jaoks on see, kuidas nagu seda tänapäeval töö ja vaba aja tasakaalu ikkagi hoida, kui väga suur osa tööst on meie mobiiltelefonides, mis on alati meiega kaasas. Ja ajuuuringud, mis esimesed on, näitavad meile ikkagi seda, et see selline mitme asja samaaegselt tegemine ja väga paljude teavituste sees hoidmine ja see pidev segamine, et ta nagu kõrvetab meie aju läbi jäädavalt. Et tegelikult see, et me suudaksime ja õpiksime nende digiseadmete maailmas paremini toime tulema ja oma tööd korraldama, nii et see ei kahjusta meie vaimset tervist näiteks. Et see on tegelikult väga suur väljakutse, ma arvan, tuleviku töötegijatele. Ja võib-olla viimane asi, mul on veel siin 39 sekundit, on finantskirjaoskus, et midagi pole teha. Teie põlvkond vaadates ette tulevikku peab arvestama sellega, et meie nagu tööealiste ja eakate ja abivajavate inimeste suhe ühiskonnas läheb aina rohkem siis nagu nende noorte töötajate kahjuks mingis mõttes, mis tähendab, et kõik see, mis puudutab säästmist, investeerimist, muutub üha olulisemaks, et teie see kalduvus säästa või kes läheb õppima majandust, propensity to save on see näitaja, et see peaks olema, ma arvan, kõrgem kui eelmistel põlvkondadel, teisiti te kahjuks vist ellu ei jää. Ja muidugi viimasena, et iseendale tööandjaks olemine, ma arvan, on ka asi, mille peale väga hea mõte, aitäh, aeg on läbi. Aitäh sulle ka, Mihkel. Absoluutselt, ja saab sõna Siret, ole hea, 5 minutit läheb käima nüüd. Aitäh, et mina alustan sealt, kus Raimond tegelikult pooleni jäi. Et see, et olete iseendale tööandjad ja loote endale töökohad, kus tegelikult te loote niisugust teenust või väärtust, mis on nii väärtuslik ja püsiv. Ehk kui teid sealt süsteemist välja võtta, siis tegelikult toob ta teile passiivset tulu edasi. Ma arvan, et see on üks teie põlvkonna trend, mida te hakkate järjest enam nägema ja ise tegema. Ja kui te küsite, et kus seda saaks, siis tegelikult nagu teha on nagu väga lihtne, et mõtlete, et kuidas saada ettevõtjaks. Kuidas saada ettevõtjaks, et tundub nagu võib-olla müstika või keeruline. Siis ei ole siis, ma just lugesin ühte raamatut, kus siis see raamatu autor kirjeldas, ta on ise ettevõtja miljonär, ja kirjeldas seda, kuidas Amazonis tema tuttav, kes on ettevõtja, lihtsalt vaatas,
luges kommentaare, et mis on need asjad, mida inimesed tegelikult kritiseerivad, mis nad ütlevad, on nagu valesti. Ja tegelikult, kui te võtate ja loete need kommentaarid läbi ja teile tuleb see teadmine, mis asi on valesti, ja selle põhjal te saategi luua tegelikult ühiskonda selle asja, millest on tegelikult puudus ja panna selle enda kasuks tööle. See tähendab, et ainukene on natukene vaja koolitarkust, teadmisi ja kui te kasutate ühiskondlikult kriitilised kohad ära, siis on see teie päralt on see tulevik. Teiseks ma tahan nagu väga selgelt öelda, et ma näen, et siin saalis on väga palju naisi. Kasvav trend on väga selgelt, et naised ja ettevõtlikkus tuleb juurde ja järjest rohkem. Nii et seetõttu ärge arvake, et te peate olema ainult palgatöölised. Et tegelikult tees on nii palju powerit, et olla ise ettevõtjad ja isegi väga võimekad ettevõtjad, kes näitavad suundusi, et kuhu siis võiks minna. Nüüd, kui te küsite, et mis on need üldiselt nagu trendid, siis kui me nagu vaatame tervikuna, siis kindlasti on see IT, sest kõik me läheme sinnapoole edasi. Ma arvan, et siin Microsoft Word ja siis Microsoft tähendab ja Steve Jobs omale tegid väga suure nagu sammu ja nüüd me näeme seda, kuidas tegelikult ühiskond sinnapoole nagu areneb järjest edasi. Et see on kindlasti valdkond, mis areneb. Nüüd teiseks kindlasti, mis puudutab rohelisust, tervislik toit ja kõik tervislikud eluviisid. Et te võite muidugi tuua ja tulla turule mingisuguse näiteks toidulisandiga, mis vaatate reklaami, et võtate selle 2 kapslit sisse ja kohe kaal kukub. Aga tegelikult sellega suure tõenäosuseks on fake, see ei tööta ja tegelikult te selles mõttes sellega rikkaks ei saa. Teie ettevõte ei jää sellega püsima. Et te peate ikkagi looma nagu tooteid, mis tegelikult on ka reaalselt usutavad ja mis töötavad nii nagu, ma ei tea, kellel on iPhone'i telefon, kasutab seda aastal 2007 kasutas ja kasutab seda ka täna. Et ta reaalselt töötab asi. Nii et need on nagu sellised suured asjad, mis puudutab riiklikult, siis kahtlemata sellised töökohad nagu meditsiinisektoris, haridussektoris, päästesektoris, turvalisuse sektoris, sellised riiklikud ametid, need ei kao mitte kuhugile. Jah, nad jäävad nagu väga selgelt nagu alles. Võimalik, et nende proportsioon muutub, et võib-olla meie ametnike siis ministeeriumis osakaal väheneb, aga kuskil mujal suureneb, aga kahtlemata, kui te vaatate sinnapoole, siis ma soovitan nagu vaadata selle mõttega, et te teete reaalselt südamest väärtust. Ja nüüd lõpetuseks ma tahan teile kindlasti öelda, et ükstapuha, missugust tööd te teete tulevikus. Te peate vaatama seda, et see töökoht või siis ettevõte looks tulemust, väärtust ühiskonda. Ainult siis te olete võitnud. Kui te teete lihtsalt sellepärast, et te juba teate, et see tegelikult ei tööta ja 2 või 3 aasta pärast näiteks see ettevõte on teil põhimõtteliselt pankrotis, sellepärast, et te olete teinud võltse tablette tootnud ühiskonda juurde, mis salendaksid inimesi, siis tegelikult ärge nende peale minge. Et tehke midagi, mis nagu reaalselt looks väärtust ja siis te olete võitjad. Ja ma usun, et me kõik tahame, et me oleksime võitnud ühiskonnas. Mis puudutab finantskirjaoskust, millest Raimond alustas, siis sellest ma võin võib-olla teistes blokkides siin nagu pikemalt rääkida, et mismoodi seda peaks tegema ja anda teile väga selgeid näpunäiteid, kuidas te peaksite juba täna toimetama nii, et aastal 2030 oleks teil juba märkimismäärne portfell siis teil olemas. Aitäh! Aitäh, Siret! Nii, ja järgmisena saab sõna Tarmo. Ole hea, 5 minutit läheb käima nüüd. Ma tänan. Mul on nii hea olla siin keskel, anda edasi sellist mõistuse häält, mitte võib-olla sellist utoopiat ja erinevat nägevust. 2 ametit on, mis ei vaja, või ütleme 2 ettevõtlust, mis ei vaja reklaami. See on prügi ja matused. Sellepärast on ka kuritegelik maailm alati neid enda käes olnud, eks ole, muid niisugused vahendeid. Nüüd teile, kes te siin olete see aasta võib-olla saamas 18, poisid teie jaoks ei muutu mitte midagi. Sellepärast, et esimene märge, et mees hakkab saama on 27 eluiga. See on ka selline rock and roll suicide aeg. Tüdrukud, aga ma arvan, et esimesed juba hakkavad sünnitama. Seega sinnamaani on selline, nagu meil Eesti on ju, eks, et kus me vaatame, kas meil oli tume tulevik ja tuleb siis helge
minevik või et helge tulevik on tulemas ja must minevik, aga praegu on sihuke sinisilmne olevik, et on elu üks lõputu laupäev ja tulemas lõputu pühapäev. Mis siis teha? Ma arvan, et eks te seal ülikooli kõrvalt ikka mingit tööjupi endale leiate ja teete ja te ei seosta ennast seda. Te vahetate võib-olla koole, vahepeal käite välismaal, proovite olla iseseisvad, siis te tulete jälle tagasi ja proovite, et see töö tegemine iseenesest on muutunud. Need 8-9 või mis oli 8-5, see kontoritöö, no seda enam ei pakuta. Juba praegu tegelikult on see, et kontorikulud alla on see loosung, kus inimesi saadatakse kaugtööle. Nüüd on inimestele öeldud, et 5 päeva asemel töötame 4 päeva, kõik on õnnelikud, aga siis kui nad vaatavad, et nende tunnitasu on natuke nagu langenud, öeldakse, ongi ju, saad aru, et sa enne töötasid 40 tundi ja nüüd on sul 32 tundi, et mida sa tahad. Eks ikkagi. Minu meelest noortel on 3 ülesannet. Üks on eksida, teine on armastada ja 3. on siis õppida. Kui te ei eksi, kui ikka käpuli ei käi, siis püsti ei tõuse. Armastage seda, mis te ümber on, armastage neid eksimusi. Ja õppida on see, et õppida enda vigadest, aga ka õppida teiste vigadest. See on siis see, et loll õpib, või tähendab, et tark õpib teiste vigadest, loll ei õpi iial. Valik seega on ju teie. Mina olen kasvatanud enda lapsi sellisena. Kes teist ikka nende vanemate inimeste juttu viitsib kuulata? Nende nägemus on juba teine, eks on ju, hambapasta valik on neil absoluutne kaos. Teie olete need, kes te hakkate viima, aga nüüd me räägime sellest, et kuhu jõuavad teie vanemad. Teie vanemad lähevad ära linnadest. Linnastumine lõpeb, sest et siin on elu ikka suhkoh pekkis. Ja kui te lähete mingi magala rajooni, mis meenutab nagu olümpiaküla, eks ju, kus erinevad kultuurid lärmavad, kisavad ja siis sina, kui võib-olla mõni kord sünnipäeval lükkad võib-olla punni põhja, siis on jumal küll ja noom tuleb korteriühistu esimehelt ja kõigelt. Loodame, et tehisintellekt ei hakka menetlema teie neid õigusriksimusi ja mingid siuksed asju, sest et see teeb ju ratsionaalsem otstarbekas otsuse, et tehisintellekt ütleb, et maailm on tegelikult elamisväärne sel juhul, kui inimesi ei ole, kes lihtsalt kogu seda ümbrust niimoodi saastavad. Mina ei usu, et teist keegi nüüd hirmsasti pärast kooli lõppu läheb reaalselt füüsilist tööd tegema. Ainult need, kellel on tegelikult perekondlik kohustus, kellel on, ütleme, mingi talu. Aga seal te juba teete tööd. Aga te ei ole sellest võib-olla aru saanud, sellepärast, et see on nagu kohustus. Aga need töökohad, mis nagu luuakse, siis seal on ainuke kohus on see, et olla kellaajast kellaajani kättesaadav. Ja nii ongi teil võimalus, ütleme, interneti üleselt ja piiride üleselt korraga teha 3, 4, 5 selle töövõtjale erinevaid töid. Ja siis, kui tuleb jama, eks ju, tean ka ise enda ülikooli ajast, siis keeratakse arvuti kelgas või ühte teise kohta, et ma saatsin õigel ajal asja ära, kuidas ta ei ole. Et isegi meil Riigikogu töös juhtub selliseid apsakaid, et ei tööta see internet nagu kõige paremini. Ma ei usu, et see meie Eesti uinuv tiiger kuskilt üles lükatakse, eks ju. Muu maailm on ammu juba ära pannud, millal me sinna tagasi saame. Me saame sel juhul tagasi, kui tulevadki võib-olla sellised särtsakamad inimesed, kes mõtlevad raamist välja. Minu häda on olnud see, et see raam, mis on tehtud, see on nii pisikene, ma ei saa sellele pihta. Et ei ole mõtet teha inimestele, kellel on võib-olla selline vabam hing, raame enda järgi. Ärge teie muutuge sellisteks kuivikuteks, kes te tahate kõiki sildistada ja raamistada. Ehk siis 3 ülesannet, eksida, varmastada, õppida ja 15 sekundit jääb üle. Aitäh! Nii, suur tänu sulle, Tarmo, erakonna Isamaa programmiliste seisukohtade eest. Nii, ja nüüd kuulame, mida arvab sellest kõigest Reformierakond. Timo, 5 minutit läks käima nüüd. Aitäh ja rõõm olla ka siin teie ees. Et nii sellise värvikireva etteaste, nagu Tarmo tegi, on raske nagu siin midagi vastu panna. Et tegelikult ennem oli vist kodukulud alla ja nüüd tulid kontorikulud alla. Et ma toon lihtsalt siia võib-olla mõned sellised statistilised numbrid, mis meid tegelikult ees ootab. Ilmselt ei ole kuulnud, aga selline lähiperiood, mis meil tööturul saab olema, ja see fakt on see, et meil tööturult on siis väljumas suurusjärk selline 32 000 inimest. Ehk et nüüd hakkab see probleemide jada nagu pihta. Me teame täna,
ja see on fakt, et sellise nii-öelda lähiperioodi jooksul on meil töökäsi väga palju vaja juurde. Nüüd on see, et kuidas me seda kõike siis hakkame nagu otsast lahendama. Ja seda me peame juba täna tegema. Selleks me siin täna olemegi. Et kuidas motiveerida teid, noori, kuidas motiveerida pensionieelikuid, pensioniealisi, kuidas me kõike seda kaasame siia tööjõuturule tulemast üldse. Mingi aeg tagasi ei olnud üldse sellist võimalust ka, et gümnaasiumis näiteks praktikat saaks teha. Täna on sellised ettepanekud haridusministeeriumisse ka tehtud ja tõepoolest selline võib-olla siis viga nagu on ka ära parandatud. Ehk et kui te loete palju lehti ja paljud ka rektorid on siin erinevatel seminaridel öelnud, et meie haridussüsteem tegelikult vajab hästi suurt muutust. Nii et ma arvan, et see kõige olulisem muutus saab olema meil siin lähiajal juba haridussüsteemis. Kas teie seda otseselt tunnete? Te olete juba gümnaasiumi lõpuklassid, seda ma ei oska öelda, aga järgmised klassid kindlasti ju seda juba tajuvad. Ehk et selline praktika juba gümnaasiumist ja praktika edasi, see on nagu hästi oluline, et kuidas seda motiveerida. Siin natukene juba tahaks nagu vaielda selles mõttes, et sellise kaugtöö osas, ma arvan, et sellise ühe mütsi löömine ei ole võib-olla minu meelest nagu õiget, et mingis sektoris meil kindlasti kaugtööd jäävad ka pärast seda COVID-i perioodi. Ja ma arvan, et see tendents on nagu isegi suurem. Lihtsalt olen kuulnud samamoodi sellist tööle siis kandideerimist, et oi, teil kaugtööd ei saagi teha. Et juba on see kuidagi meil nagu selliseks vereringlusse nagu läinud, et me tegelikult võib-olla isegi ootame seda. Kindlasti ei saa seda kõikides ametites teha. Ja võib-olla see ka, kui sa nagu sinna ametisse astud. Nii et mina ütleks, et esimene asi, haridussüsteem on muutumas. See, mis on meil COVID-i ajal periood toonud need muudatused, mingil moel nad lähevad tagasi. Me oleme ikkagi sotsiaalselt käituvad inimesed, me tahame näha ka vahepeal teist inimest, mitte ainult Teamsis või mis iganes programmides me neid koosolekuid või kohtumisi teeme. Aga kindlasti mingi osa siit jääb. Et ma arvan, et see on nagu selline, mis siin lähiajal on nagu tulemas. Et ma jätan võib-olla 1 minuti, võib-olla siin juba parimida. Ja, suur tänu, Timo, ei 1 minutit me juurde ei anna esinejale, aga loomulikult ei ole kohustus 5 minutit täis rääkida, nii et suur tänu. Nii, ja kõige lõpetuseks, Hendrik, palun, 5 minutit läheb käima nüüd. Tere ka minu poolt. Esiteks on mul hea meel teada, et ma olen härra Kruusimäe arvestades just meheks saanud hiljuti, et mul on hea meel selle. Ma alustaks sellega, et kuidas me üldse tööturule siseneme. Kui me räägime 2030 aasta tööturust, siis kõigepealt on see ülikool ja keskkool. Et praegusel hetkel me lõpetame keskkooli, siis läheme teeme enda bakalaureusekraadi, teeme magistrikraadi ja härrasmehed käivad tihtipeale ka Kuperjanovis metsades põrkamas, et neiud lõpetavad ülikooli siis 24-aastaselt, noormehed 25-aastaselt. Eks sisenemine tööturule tuleb see 20 keskpaigas. Nüüd, kuidas Eesti 200 näeb seda 8 aasta pärast, on, et on ka muutuv trend, et vaikselt on see üleminek juba toimumas, et noored lähevad tööle juba ülikooli ajalt. Et seda soosivad ka, või ülikoolid aitavad sellele kaasa, tekitades nädalavahetuse õppimise programme, eks sul on võimalik areneda nii töö juures, kui ka ülikoolis ennast täiendada. Et pigem on see nii, et sa ei õpi ühte ametit selgeks ja siis ei lähe tööle, vaid sa teed seda paralleelselt. Ja kui sa vaatad juba praegu, siis hästi palju toimub niisugune nagu tööampsud, ehk siis lähed töötad 2 aastat ühes ettevõttes, saad oma väljakutsed tehtud, siis mõtled, et okei, tahaks midagi uut, siis sa tihtipeale ei pakuta võimalusi samas ettevõttes, lähed teise ettevõttesse ja see on päris populaarseks muutunud. Et ma arvan, et seda tuleks ka soosida, et värske peaga uusi väljakutseid vastu võtta. Ja samamoodi on ka siis haridusampsudega, et
ülikoolis on tekkinud mikrokraadiprogrammid, mis on siis täiendkoolituse ja bakalaureusekraadi vahelised programmid, kus sa saad siis täiendada ennast mingis spetsiifilises valdkonnas. Ehk siis õpid psühholoogiat, töötad 2-3 aastat psühholoogina, mõtled, et oleks aeg enda eluteed muuta ja siis teed endale kiire mikrokraadi ja töötad hoopis näiteks tuletõrjujana. Ja see kaugtöö küsimus, mis siit juba korduvalt läbi on käinud, et Eesti 200 toetab seda, et 4-päevane töönädal peaks olema ja ka 4-päevane koolinädal, et siis 5. päev jääks siis koolis iseseisvaks õppimiseks ja tööturul siis, et ei oleks 32 tundi, et palka ei kärbitaks, vaid et sa jagadki oma 40 tundi oma nädala vahel niimoodi ära, et see oleks võimalik reedel vabaks võtta. Et tööandja jaoks on lõpuks tähtis see, et mis tulemust sa toodad enda tööst, mitte see, et sa oma nägu näitad seal. Ja sama kehtib ka kaugtöö kohta, et kuigi alguses tõesti, nagu härra Kaljaid ütles, oleks mõistlik enda vanemate kolleegidega siis arutada, areneda koos ja küsida palju küsimusi, aga siis, kui sa oma tööd juba valdad, siis pole kaugtöö mitte mingisugune probleem. Seadusandlus praegu on natukene keeruline sellega, et kui sa töötad ka kodus, siis sa oled tegelikult tööandja vastutusel. Et see, kas sa oled enda kodus Viimsis või sa oled hoopis kuskil Barcelonas, teed kaugtööd, siis kui sa näiteks kukud oma pea lõhki, siis tööandja vastutab selle eest. Et ma arvan, et Eesti seadusandlusest tuleks lisada erinevaid töö tegemise võimalusi, sest praegu on seal 8-5, kindel regulatsioon, sinu töökoht on selle tooli peal ja ma tahan sind siit näha, aga see ei peaks niimoodi olema. Et sinna tuleks lisada ka erinevad variandid, et ühiskonnaga kaasa liikuda. Sama nagu platvormipõhine töö, millest siin enne räägiti, et ma arvan, et see areneb veel edasi, et praegu see Bolti juhtum, kus ei olegi tervisekindlustust, et seda ilmselt süveneb see veelgi, et neid platvorme tekib juurde. Enamasti erasektoris ja ma ei välista, et ka avalikus sektoris, et mingi hetk on meil Arstify, mille kaudu meil terviseteenused osutatakse. Ja hetkel tuleks siis kaitsta nii tööandjat kui ka töötajad selles seadusandluse poole pealt, et nad ikkagi saaks tervisekindlustuse ja saaks ka oma pensionit koguda. Et Eesti 200 visioon on see, et 8 aasta pärast vastutaks inimene ise enda eest, et maksaks ka maks ise, ehk siis tööandja maksab talle kogu palga välja ja siis tööandja ise maksab enda makse. Seda tehakse ka Ameerikas, tehakse ka mujal riikides, et see annab sulle selle teatud vabaduse, et ta annab tööandjas vabaduse, et sa saad vahetama töökohti, sa tööd platvormil, saad Bolti sõita samal ajal, kui sa mingit muud tööd teed. Et siuke võimalus, ma arvan, tulevikus väga levinud ja saadki enda teenust osutada siis just enda nagu kogemuste ja võimekuse põhiselt, mitte see, et sa oled ühe ettevõttega seotud. Aitäh! Selge, suur tänu, Hendrik. Nii, me oleme nüüd ära kuulanud programmilised kõned ja meil on nüüd mõnikümmend, täpselt 20 minutit aega natukene mõtteid vahetada ja debateerida. Tarmo, poliitika ei ole mitte niivõrd kompromisside, kuivõrd ründamise kunst ja seda sa valdad hiilgavalt, sa alustasid oma etteastet konkurentidele brutaalselt sisse sõites ja nimetades nende sõnavõtte utopistlikeks. Kui sa oled kõik ära kuulanud, kelle etteaste või milline mõte sinu meelest kõige nagu jaburam ja utopistlikum oli? See oli, vaata, ega jaburus ei ole alati halb asi. Minu meelest oli see natuke selline eluvõõras ja liiga parteiprogrammi keskne. Ma peaksin ka võib-olla rääkima agiilsest koostööst ja kõiki neid erinevaid termineid, aga Isamaa huvi on see, et elu Eestimaal, ka Missos, kus on tegelikult väga tugev noorsootöö, kestaks edasi. Et ükski talu ei jääks tühjaks, et meil leib oleks laual, mitte see, et kõik inimesed kogunevad Tallinnas. Ja see kõik on hästi kena loosung, aga kui nüüd nagu rääkida mingitest sisulistest ettepanekutest, et milline tundus sulle kõige eluvõõram nendest, mida sa täna kuulsid? No see mingi platvorm Bolt on ju, et kuidas üks mingi platvorm sõidab ühistranspordi rajal ja siis ta räägib, et ta ei ole taksoteenus ja siis ta on. Et ma nendest asjadest ma ei saa aru. Küll aga see, et mis ma ütlesin eelnevalt, Timole lihtsalt, et kontorikulud alla ei ole nali, vaid reaalselt ongi suured ettevõtted juba saadavad töötajad sellega, et see on võluvits, see kaugtöö ja inimesed lähevad, mõtle, mul on vabadus ja pärast tegelikult nad ongi seal nurgas ja siis telefonis on nende see sotsiaalne, sest et täna on meil ju vabadus on ju piiratud. Meil on ainult vabadust tõendav mingi QR-kood. Selline on elu. Raimond, milline sõnavõtt sind kõige rohkem närvi ajas?
Mind ei jäänud miski närvi, et heade kolleegide mõtteid on alati huvitav kuulata, et mis lihtsalt, ma arvan, et võib-olla härra Terrase tähelepanekud, et tõenäoliselt platvormitöö laieneb, et see on õige ja ma arvan tõesti, et on üsna tõenäoline, et osalt ta võib ka jõuda avalikku sektorisse, et me näemegi ka siis riigi või omavalitsuste loodud platvormitöö formaate, näiteks mingi sotsiaalkaitse valdkonnas teenuste osutamiseks. Aga mis see kaugtöö debatt on tegelikult huvitav ja sellega seondub ka kõik, mis puudutab töötajate õiguste kaitset. Piltlikult öeldes, kui te täna töötate mõnes suures kontorihoones, siis kehtib sellele kontorihoonele hulk tervisekaitse erinevaid nõudeid, et teie töökoht peab olema ergonoomiline, et te ei jääks haigeks seda tööd tehes. Nüüd, kui tuli see pandeemia, inimesed lükati kodudesse, siis ega ju keegi ei käi vaatamas seda, kas töötajal on seal kodus tegelikult nagu ergonoomilised võimalused tööd teha. Nüüd, vastutustundlikud head tööandjad annavad töötajatele raha, et oma kodukontorit sisustada, et neil oleks õige tool, monitorid, töövahendid, eks ole, et neil oleks see võimalik. Aga mitte kõik, et see ka pakub tegelikult riigile alati uusi väljakutseid, et tagada see, et need töötajad, kes siis töötavad kodunt näiteks mõnda teise riiki, et neil oleks täpselt samamoodi tagatud elementaarsed asjad, et neil oleks näiteks see, et neil on olemas töövahendid, mis on tõesti ergonoomilised ja need ei kahjusta oma tervist tööd tehes. Siret, Tarmo oli siin nagu hädas, et mingi platvorm ja mingi Bolt ei saa täpselt aru, mis värk see on. Sina saad aru? Sa tahad, et ma hakkaksin Bolti kommenteerima? Ma tahaksin teada, kas need platvormid, see nõndanimetatud jagamismajandus, need, mis praegu on väga keskne osa meie elust, kas need on asjad, mis jäävad meie ellu, arenevad edasi, muutuvad veel suuremaks või ühel hetkel ikkagi reguleeritakse see ära nii, et nad välja surevad? Sest seda regulatsiooni ja selle vajadusest ju tegelikult väga paljud poliitikud üle maailma ju ka räägivad, et see asi tõepoolest on läinud ikkagi natukene kuidagi isevoolamise teed. Ja ma arvan, et see platvormide jagamise dünaamika, et see tegelikult kindlasti areneb edasi, et siin võivad poliitikud tahta, et kõik oleks nende all kontrollitav, aga ma ei usu, et ühiskonda päris saaks kontrollida. Küll aga kui sa küsid teiste käest, et umbes, et sa ei küsinud seda minu käest, et mis mind intrigeeris, siis natuke intrigeeris seda, et väga paljud need sõnavõtud olid nagu sellele suunatud, et pardon, et ma nii ütlen, aga et kui te nagu olete nagu ainult keskendute sellele, et teil on töökoht ja te olete töötaja, siis minu jaoks see võrdub, et kui me toome selle natukene niimoodi ja paneme võimendust peale, siis te olete juba valmis selleks oma eos, et te ütlete, et te olete ori ja teil on orjapidaja. Ja miks ma seda niimoodi ütlen? On sellepärast, et tegelikult, kui te täna homme kaotate töökoha, siis te tegelikult sõltute sellest inimesest väga selgelt, kes annab teile nagu tööd. Ja kui teil ei ole mingisuguseid oma sääste või teil ei ole mingit oma ettevõtet paralleelselt kõrval, siis te olete väga selgelt oma tööandjast tegelikult sõltuvuses, just sõltuvussuhtes. Ja minu meelest me poliitikute ülesanne on tegelikult selgelt noori inimesi innustada, et nad ei oleks sõltuvuses, vaid oleksid rohkem sõltumatud ja teeksid rohkem enda indiviidist lähtuvalt otsuseid. Ehk teisisõnu, neil oleks endal rahalisi vahendeid, punkt 1, ja punkt 2, nad oleksid, kui nad teevad palgatööd, siis nad teevad seda tööd, mis neile tõesti meeldib, eks. Aga paralleelselt on neil mingi oma ettevõte, nii et kui neil tekib, et töötaja ütleb, et kuule, et ma tahan, et sa teeksid duubel rohkem tööd, aga ma annan sulle palka sedasama, siis on teil võimalus öelda, et sorry, mulle see ei sobi ja ma lähen teen midagi muud. Ja teil on olemas kapital, mis on kas siis säästud või enda ettevõtte kõrval ja te saate elus edasi minna. See on ülitähtis. Siirata, kas selle tekkis seda probleemi, kui kõik on metsikud ettevõtjad, et kust need töötajad siis võetakse ja isegi kui ma olen töötaja, mul on samal ajal ettevõte, kas mul ei või tekkida nagu mingi nagu lojaalsuskonflikt, et minu tööandja tahab, et ma töötaksin mingi hulga tunde päevas, aga mu ettevõte vajab ju ka arendamist ja lõpuks ja me räägime ka sellest, kuidas pereelu ja tööelu ühitada. Mul on pere ja mul on lapsed ja mul on vanaema, kelle eest ma pean hoolitsema ja äi on võib-olla haige ja nii edasi, et kas sa siin nagu mingit vastuolu või konflikti ei näe oma jutt? Ma ei näe siin nagu vastuolu, sellepärast, et ma arvan, et noored on esikest väga võimekad ja ma usun, et nad kõik tahavad olla elus sõltumatud, mitte rahaliselt nagu sõltuvad, kas siis pangast või oma töökohast ja kindlasti nad on valmis tänasest, kui nad täna alustavad, siis ma arvan, nad võivad isegi juba 2030
olla näiteks 5 aastat on täitsa optimaalne aeg, et luua endale niisugune korralik passiivne sissetulek. Ja ma ei räägi siin ainult sellest, et sul peaks olema, ma ei tea, selline ettevõte, mis toodab sulle pidevalt nagu tootmist, eks ju. Sul võib see olla ka mingi kinnisvara, mingisugune, kes rendid mingisuguseid asju välja või tegeled aktsiatega või millegi muuga. See on täielikult sul, mis toob sulle passiivset tulu igakuiselt sisse. Kuidas ma selle kinnisvara saan? Kui ma nüüd pangast laenu ei võta, pangaoori ma ei ole, tööl nagu käist, ma olen ettevõtte, või käin, aga kuidas ma selle kinnisvara hangin endale? Vot selles on see küsimus, et kui sa võtad nagu laenu, siis minu arvates on, kui sa võtad isegi kodulaenu ja oma esimeseks kinnisvara objektiks, siis väga selgelt sa pead vaatama seda, et see kodulaen tegelikult, mitte, et sa ei muutuks orjaks, siis sa ei tohi seda nagu võtta eesmärgiga, et 30 aastat, vaid see optimaalne aeg peaks olema, et sa maksad selle 5-10 aastat. Ja kui nüüd küsida, et vaatad Tallinna linna ja vaatad teisi, siis jah, likviidsed varad, me võime öelda, on Tallinnas, Tartus ja Pärnus, aga tegelikult on ka niimoodi, et kui te tahate saada soodsamalt kinnisvara ja tahate püsivat renditulu saada, siis ma ütlen, et vaadake muid objekte ka, kus on riiklikud huvid selgelt, näiteks Tapa. Aitäh, Raimond, sa tahtsid? Ja lihtsalt 2 kiiret märkust, et tõde on see, et kuskil umbes 5% inimestest tõepoolest tahab tegeleda ettevõtlusega, tegeleb sellega, mina ka enne poliitikasse tulemist 10 aastat olin ettevõtja ise, ja sellega talub ka seda võib-olla mõnevõrra suuremat ebakindlust, mis ettevõtja eluga kaasneb, aga väga paljud inimesed ei taha, et on inimesi, kes soovivadki, ma ei tea, näiteks panustada Eesti riigikaitsesse ja töötada kaitseväes ja olla professionaalne nii-öelda kaitseväelane, kes vajadusel läheb ja kaitseb Eesti iseseisvust. Ja selleks sa ei saa endale asutada osaühing Eesti Kaitsevägi ja kuskilt sealt Vabriku tänava 7 avada kontor ja siis parkida selle ette tank ja öelda, et ma siit nüüd kaitsen Eesti riiki. No Raimond võimendab praegu täiega. Ja teine asi on see, et nii-öelda kui rääkida sellisest eesmärgist, et saada rikkaks või vähemalt ütleme teenida palju raha, siis uskuge mind, maailmas on ka väga palju töökohti, kus makstakse kolossaalselt palju raha, et ma arvan, et kui te võtate siin pankade juhatuste liikmed, direktorid, keskastme juhid, tehnoloogiasektori juhid, eks ole, siis ma arvan, et rahulikult tööl käies suudavad nad samamoodi endale luua üsna kiiresti piisavalt vara, et kui neil ühel hetkel enam, ma ei tea, tööd teha ei taha, et siis nad enam ei pea. Et selles mõttes, et neid vahendid on kindlasti on nagu erinevaid. Et ma kindlasti julgustan kõik alati ettevõtluse peale mõtlema, aga samas tuleb mõelda ka selle peale, et on väga suur hulk inimesi, kes ei taha sellega kaasnevaid riske, sellega kaasnevat ebakindlust või tahavad teha mingit asja, mida ei saa teha läbi ettevõtluse. Hendrik, ma olen 12. klassis käin ja ma kuulan teie juttu praegu suure põnevusega. See, mida Siret räägib, ei ole ju põhimõtteliselt vale. Et loomulikult mulle ka ei meeldiks, ma täiuslikus maailmas oleksin ka iseseisev ja ma tahaks, mul oleks raha ja ma peaks pangast laenu võtma ja nii edasi ja ettevõtja on ka tore olla ja tegelikult mulle meeldiks ka sellel töökohal töötada, millest Raimond tagasi rääkis, kus makstakse roppu moodi raha ja nii edasi. Aga aita mind, kullamees, et ma lõpetan just kohe nagu gümnaasium, et mis ma nüüd tegema pean, et sa oled meist kõige noorem, sa oled gümnaasiumi kõige värskemalt lõpetanud. Missuguste mõtetega sina oma gümnaasiumi tee lõpetasid ja kuidas sina oma plaane sättisid? No mina lõpetasin sellega, et saaks ülikooli minna ja natuke õlut juua, aga nüüd paar aastat hiljem on nagu mõistus ka pähe tulnud. Et ma arvan, et kõige tähtsam on võtta vastutust, et ma ei kardaks nii väga seda Sireti loodud kolli ülemust, kes sul palga pooleks lõikab, sest kui ta seda teeb, siis sa lähed lihtsalt teed uue tööandja, millega ma enne mainisin, et see tööturg on väga liikuv, väga voolav, ja alati otsitakse inimesi, kes on nõus võtma vastutust ja lõpuks ka nagu selle võetud vastutuse eesmärgi täitma. Et kui sa seda järjepidevalt teed, siis ega su karjääriedel läheb ainult tõusutees. Et tuleb tõesta, et ülesanded, mis sulle antakse, et need on jõukohased, suudad nende ära täita ja kui sa seda suudad teha, ma arvan, et siis on kõik kohad valla. Timo, on nii lihtne või on elu veidi keerulisem? Mis sa ütled noore kolleegi? Ma praegu just kuulan ja siis ma just mõtlen, et peaks sellele kõige kuulsama Boltimehele helistama, kuidas see finantsvabadus ikkagi tekkis. Et siin vahepeal läks nagu kinnisvara buumimiseks, et Timo, ta lihtsalt proovib mulle järgi jõuda. Jah, just. Et ma arvan, et ikkagi, eks me kõik saame selle tarkuse ikkagi koolist, on ju. Ja siin tegelikult Raimondiga ma olen täiesti nagu öelnud, et me peame nagu selle nagu tunde tekitama siis juba nagu varasemas kooliastmes, et kas tõesti
nii-öelda sobib see ettevõtlussuund või ei sobi. Et väga hea vastus on ka see tegelikult, et läbi praktikakohtade me saamegi aru, et tegelikult minul see eraettevõtluse asi ei sobi. See on jumala okei vastus. Ja inimene saabki teha oma valikuid. Sest nii-öelda, kui sa nagu lähed nagu seda valet teed, siis kaotad nii-öelda ilmselt mingisugust rahalisi ressursse või kulutad kellegi oma sõprade kas või väga nii-öelda kallist aega. Nii et see nii-öelda ettevõtluse toomine koolidesse on, ma arvan, et ülioluline ja mitte lihtsalt seda nii-öelda kuidagi väga teoreetiliselt nii-öelda õpetada, vaid tõepoolest selliseid ettevõtteid tuua ja kinnitada neid ka niimoodi sinna juba ennem gümnaasiumiastet. Tarmo, mida sina soovitaksid mulle kui 12. klassi poisile, et ma nagu kaalun, et alustada ettevõtlusega või minna palgatööle, ma vaatan, et see palgatöö ka tegelikult jumala lahe, et sina teed palgatööd ja sa saab voodist mõnikord teha ja alati ka kohal olema ja et kui sina peaksid praegu uuesti alustama, mida sa teeksid? Looksid oma ettevõtte, loeksid neid Amazoni kommentaare, vaataksid, fikseeriksid kõigepealt probleemid, hakkaksid neid lahendama või alustaksid sa pigem palgatöötajana? No ma lõpetasin üldse enda 12. klassi ikka tunduvalt hiljem, kuigi see ei takistanud mul pürgimast kõrgkooli, sest ma olin idealist, sest ma lootsin, et ma saan ikkagi kuidagi mingil muul moel. Mina ei tea, ma ei teeks mitte midagi valesti ja sul ei oleks ka vaja mitte midagi teha. Et ma tean, et su vanemad rääkisid mulle, et see teil koolis see ettevõtluse asi, mis on, maksti raha sinna sisse, selleks, et see osaühing teha on ja sinna ta läks. Sest pärast tuleb see ära likvideerida, keegi ei anna seda tagasi. Te tegite seal mingi klassi ekskursiooni, siis tuli COVID, millest mitte muhvigi välja ei tulnud kogu lugu. Meil on jälle laps õppis, perekonna eelarves on see raha. Ärge võtke tõsiselt, ei pea kõik kohe tööle tegema. Võib-olla te leiate hoopis mingi selle asja, et te teete midagi, mis teile päriselt meeldib ja siis tuleb välja, et seda kuskilt keegi ka tunnustab ja leiab, et te olete kellegile koostööpartneriks. Mina hakkasin 12-aastaselt tegema kojamehe tööd, lihtsalt sellepärast, et vanaemal oli raske. Aga mul meeldis pärast trenni näiteks limpsi juua ja osta ajakiri Filmspiegel. Nii lihtne see ongi. Ja kas ma olin siis nüüd laps tööjõud või sellepärast, et ma tahtsin limpsi või? Ei olnud. Elu on selline, elu on midagi muud, kui sellest rääkida, oi, me teeme teile keskkonna. Keskkond on siin uksest väljas, sellest tuleb elada. Ja see elukeskkond peaks tegelikult säilima ka pärast seda COVID-et, sest et küll need hiinlased midagi muud jälle välja mõtlevad. Elu enne 3. maailmasõda on elu, ütles Mauka Perusjatka. Aitäh. Raimond, et erakond Isamaa positsioon paistab olevat suhteliselt zen, et go with the flow, nagu inglasega öeldakse, on kuidas on. Härra Kruusimäge ka Riigikogus kuulates, kus ta kulutab tunde ja tunde Riigikogu tööaega esitades arvukaid protseduurilisi küsimusi, siis ma tunnistan ausalt, et meie orbiidid on väga erinevad, ja harva kohtuvad. Aga lihtsalt, et võib-olla teile jääks selline mulje, miks pärast mina ise usun sotsiaaldemokraatiasse kui sellisesse, et asi on selles, et elu tegelikult nagu ei ole selline rat race, et kus kõik nagu konkureerivad mingite ressursside pärast ja püüavad iga hinna eest hästi jõukaks saada. Et tegelikult on täiesti okei ka teha valikuid ja ma ei tea, minna kooli õpetajaks või töötada lasteaias või töötada päästjana või politseinikuna või töötada riigiametnikuna riigiarhiivis ja tegeleda 100 aastat vanade dokumentide restaureerimisega ja kuulates klassikalist muusikat, mida nad teevad lihtsalt seal. Et need on ka kõik okei töökohad, et minu meelest ühiskond peaks olema selline, et kui sa teed seda, sa oledki selline keskklassi inimene, saad teenid, ma ei tea, üle keskmise pisut sinna keskmise kanti ja kui sugas midagi juhtub, et siis tuleb riik ja nagu aitab sind päriselt, et kui sa jääd haigeks või juhtub õnnetus või sa vajad vahepeal abi, sellepärast, et sa oled töötuks jäänud. Et see peaks nagu olema see eesmärk, mitte niimoodi, et nagu elu on tohutu nagu rat race, et kõik nagu hommikust õhtuni mõtlevad, et kuidas ma oma aktsiaportfelli kasvatan ja kuidas nagu võimalikult palju raha saada. Et selline ühiskond on Ameerika Ühendriigid ja eriti selle idarannik ja minu meelest see nagu eriti lahe ühiskond ei ole, et kui te vaatate, mida nad teevad relvadega ja palju neil on vaimse tervise probleeme ja palju nad tablette võtavad, et üldse hommikul voodist välja saada. Et Mihkel teab seda maailma väga hästi. Et minu meelest siuke rahulik põhjamaine elu on nagu sellest oluliselt mõnusam. Ma ei saa tablettide maailma tean veidi vähem, aga ta silma saada Ameerika värki. No ta on käinud seal Ameerikas. Olen. Hendrik, mis on Eesti 200 positsioon? Kas elu on rat race nagu Ameerika Ühendriikide idarannikul
on ta selline go with the flow, niisugune zen värk, nagu arvab erakond Isamaa, või on tõde kusagil vahepeal? Ma arvan, et tõde on pigem kusagil vahepeal, et kindlasti ettevõtlus on väga oluline ja see, kui mida rohkem on ettevõtjaid, mida rohkem meie majandus kasvab, seda paremini meil kõigil läheb. Ja samas nagu peaks ka personaalselt lähendama meie probleemidesse, et nagu stambilt ei oleks kõik asjad paigas, et nüüd, kui iga juhtub niimoodi, siis teeb niimoodi. Kui juhtub spetsiaalselt selle inimesega mingi probleem, siis me lahendame selle inimese probleemi. Et minna hästi isiklikuks selle asjaga, et mitte nagu suures pildis kõik ühe puuga lüüa. Et seda arvan mina. Kõige lõpus ma palun teil igal ühel väga kiiresti ennustada, mis on aastal 2030 täiesti teistmoodi Eesti tööturul, kui on praegu, ja alustame sinust, Timo, palun. Nii palju on räägitud, mis see teistmoodi on. Teistmoodi on see, ütleme, et samamoodi on see, et me ikkagi teeme tööd. Vahepeal läheb nagu sellest jutuks, et me millegi pärast saamegi tulevikus täitsa nagu kodus istuda ja keegi maksab meie maksud ära. Et seda nagu ei ole. Et see on nagu hea kuulata, et me siin ikkagi räägime sellest mõttes, et kas me teeme kaugtööd või mitte. Aga jah, teistmoodi, väga keeruline. No mina loodan, et eestlased muutuvad sellise ühist usku, et täpselt selle pealt see Eesti rikkus loodigi, pandi seljad kokku, ise koos majandati mingeid asju, ühistu kollektiivis sellest peitub jõud. Siret? No ma arvan, et inimesed tegelikult, eelkõige nooremad inimesed väga selgelt hakkavad muutma seda tänast tööturu positsioone, ehk teisisõnu töötajad hakkavad end märksa rohkem kehtestama ja näitavad, kes nad on. Ja kindlasti see tähendab ka seda, et kõiksugused töötingimused seetõttu muutuvad palju paremaks ja töötajale sõbralikumaks. Ja teiseks ma arvan, et me tegelikult näeme, kuidas meie noored järjest enam siis tulevad väga huvitavate uute ideedega välja ja hakkavad valutama maailma. Hendrik, väga kiiresti, meil on minut jäänud. Ma arvan, et see läheb hästi kuidagi projektipõhiseks võrreldes praegusega, et kõikide meie kompetentsi nagu nõutakse, aga võib-olla nõutakse spetsiifiliste asjade elluviimiseks, mitte igapäevaselt toolis istumiseks, et võimalikult palju seda laiendada. Raimond? Ma arvan, 2030. aastaks Eesti on kindlasti palju jõukam riik, loodetavasti ka seeläbi õiglasem riik ja ma arvan, et me hea oleks, kui ka töötajate õigus oleks paremini tagatud ja kaasa arvatud ka siis platvormi töötajate. Suurepärane. Aitäh kõigile osalejatele, tervitame neid või täname neid ühe suure aplausiga. Suur tänu teile. Nii.